Kolleegid Postimehest panid ritta, kes prognoosis eelmisel aastal majandus kõige paremini ja selgus, et pankadest Bigbank nendest paremini prognoosis küll Rahandusministeerium ja üks investeerimisettevõte, aga selle tuules esitles täna Bigbank oma ajaloo esimest majandusprognoosi selleks aastaks. Seda prognoosi vaadates ja numbritesse võib-olla mitte kinni jäädes, kas sellise tavalise, normaalse tööinimese elu läheb alanud aastal paremaks? Võrreldes võib-olla nüüd eelmise aastaga ta läheb kindlasti natukene paremaks, sest majandus on lõpuks ometi hakanud vaikselt kasvama. Me tahaks küll, et ta kasvaks kiiremini, aga me näeme täna telgelt majanduskasvu ja mis nüüd puudutab meie igapäevaelu, siis kuna palgakasv tuleb meie hinnangul kindlasti suurem kui hinnatõus, mis tähendab, et inimestel jääb rohkem reaalset raha kätte. Kuid Eesti majandus ei sõltu vaid Eestist. Tegelikult on peamised ohud ja võimalused seotud sellega, kuidas läheb maailmal. Iraanis sõltuvad naftaturu arengud, kaitsetollide poliitikamõjud või mõni uus poliitiline kriis võib kõik pea peale pöörata. Murelikult peaks vaatama, kuidas läheb Saksamaal ja Soomel ja kahjuks hetkel nende majandusprognoosid väga positiivset sõnumit ei edasta ja see on halb, et kui naabritel ja meie tähtsatel kaubanduspartneritel ei lähe väga hästi, siis ei saa ka meil väga hästi minna. Ametliku perioodilise majandusanalüüsi käivitamine on Bigbanki jaoks veel üks samm nii-öelda tavalise panga suunas, et rebida lahti end algusaegadega seotud mainest, et tegu on tarbimislaenukontoriga. Jah, võib-olla see märkamatu muutus turu jaoks või tarbijate jaoks on olnud see, et kui me oleme tuntud väikse tarbimisfinantseerijana, siis tänaseks meie varade maht on üle 3,1 miljardi euro. Ehk siis me oleme täitsa keskmise suurusega pank Eestis. Ja teine asi on see, et kui me vaatame seda viimaste aastate kasvu, siis eelmise aasta lõpus meie ärilaenude portfell ületas või sai suurimaks portfelliks üldse kogu tootevaliku osas. Ja kohe-kohe on teisel kohal meil siis eluasemelaenud. Mis sõna aga Bigbank kuulda ei taha, on kodupank. Eesti inimene olevat liiga palju seda usku, et rahaasjad tuleb hoida ühes pangas ja see usk olevat vale. Sellepärast on see halb mõte, nagu oleks valida välja kodupood ja eluaeg ainult kõik kaubad sealt ostma, teistega üldse hindu võrdlemata. Sellepärast, et kui see kodupank nüüd teab, et ta on su kodupank ja sa kõik pakkumised sealt võtad ja statistika näitab seda, siis ta saab panna sulle erinevaid teenustasusid, kõrgemaid laenumarginaale, madalamaid hoiuseintresse ja inimesed ikkagi on sellega nõus. Mõnes mõttes on sümboolne, et vanadele pankadele heidab kinda just Eesti noorim pangajuht. Bigbanki Eesti arujuht Artur Taavet on 29-aastane.